Tänases episoodis jätkame Jeesuse jalajälgede otsinguid Galilei järve kallastel. Me oleme jõudnud omadega põhja poole juba ja ühte sellise huvitavasse kohta, kus toimus üks väga oluline sündmus seoses Jeesusega. Oleme jõudnud nüüd põhja poole Galilei järve kallast mööda ja oleme jõudnud ühe järgmise pühapaigani, mida tähistatakse täna kohana, kus Jeesus toitis 5000 meest vaid ühe poisikese toidukotiga, mida ema oli talle päevaks kaasa pannud. Siin on väga kaunis kirik ja võib-olla veel mõned huvitavad detailid sellest, nii et lähme vaatame ja räägime sellest seal. Aga Jeesus läks üles mäele ja istus sinna oma jüngritega. Ja Paasa, juutide püha, oli ligi. Kui nüüd Jeesus oma silmad üles tõstis ja nägi palju rahvast enese juurde tulevad, ütles ta Filippusele: kust me ostame leiba, et need saaksid süüa? Ent seda ta ütles teda kiusates, sest ta teadis küll, mida ta tahtis teha. Filippus vastas talle: leibu 200 deenari eest ei jätku neile, et igaüks natukesegi võtaks. Üks tema jüngrites, Andreas, Siimon Peetruse vend, ütleb talle: siin on üks poisike, kellel on 5 odraleiba ja 2 kalakest. Aga mis saab sellest nii paljudele? Jeesus ütles: asetage inimesed maha istuma. Ja seal paigas oli palju rohtu. Siis asetusid maha arvult umbes 5000 meest. Jeesus võttis nüüd leivad, tänas ja andis neile, kes maas istusid. Samuti ka neist kalukesist, nii palju kui nad tahtsid. Aga kui nende kõhud olid täis saanud, ütles ta oma jüngritele: koguge ülejäänud palukesed kokku, et midagi ei läheks raisku. Siis nad kogusid kokku 12 korvitäit palukesi, mis oli ülejäänud 5 odraleivast nendelt, kes olid söönud. Kui nüüd rahvas nägi tunnustähte, mille Jeesus oli teinud, ütlesid nad: see on tõesti see prohvet, kes maailma pidi tulema. Galilealased olid sellest imest sedavõrd hämmingus, et nad tahtsid Jeesust kohe sedamaid tõsta messiaks. Jeesus aga mõistis väga hästi, et kogu rahvas otsis sellel hetkel liidrit, tõotatud messiat. Nimelt oli Pilatus ülestõusu kartuses lasknud hukata pühadeks Jeruusalemma rännanud galilealasi otse templi väljakul. See julm süütute tapmine tõstis rahvas pahameelelaine ja rahutused. Nad otsisid endale liidrit. Kõikide meeles, kes ta Jeesuse imed nägid, oli vaid üks küsimus. Mida teeb nüüd see prohvet, kes ilmselt on messias, vastutasuks Pilatuse vägivallale? Kas ta laseb ennast tõsta messiaks ja vabastab Iisraeli maa Rooma ikkest? Muidugi on see loogiline, et kui keegi suudab üleloomulikult toita mõne leivaraasukesega 5000 meest ja nende perekonnad, siis tõenäoliselt suudab ta ka võita roomlased. Jeesuse vastus neile aga oli hoopis teist laadi. Ja Jeesus hakkas kõnelema ning ütles neile: kas arvad, et need galilealased olid suuremad patused kui kõik muu Galilea rahvas, et nad seda said kannatada? Ma ütlen teile, et mitte sugugi, vaid kui te ei paranda meelt, lähete kõik samuti hukka. Jeesus kutsus oma koosoleku külastajaid ja imede kogejaid üles hoopiski meeleparandusele. Kindlasti ei olnud see vastus, mis oleks neile olnud ootuspärane. Täna on selle koha tähistamiseks ehitatud kaunis kirik, mille ajalugu on aga väga huvitav. Kui Saksamaa katoliku Palestiina ühing ostis 1887. aastal siinse maatüki, saatsid nad siia mõned mehed, kellele anti ülesanne siia talu rajamiseks. Kuid kaevates majale vundamenti põrkus nende labidas vastu midagi, mis osutus välja kaevates müürideks
ja mosaiik põrandateks. Koheselt alustati arheoloogilise tegevusega ja maa seest ilmusid nähtavale 3-võlvilise kiriku varemed. Seda kuuldes küll peatasid ottomanid väljakaevamistööd 20 aastaks, kuid hiljem jätkati ja lagedale ilmus üks kõige vanemaid kirikuid, mis on üldse kogu piirkonda ehitatud. Ilmselt keiser Konstantinuse käsul. Nii vana kirik on ilmne tõestus, et paigas on toimunud mingi oluline piibli sündmus. Tänane kirik, mida me siin näeme praeguselt, on bütsantslaste kiriku varemetele ehitatud 1982. aastal. Selles kirikus on säilinud originaalsena esimese kiriku leiva ja kala mosaiik ja kivi, mida nägi üks palverändur Adheria 384. aastal, kui ta oma reisikirjades kirjeldas seda, mida ta siin käies nägi. Kirik on imeilus ja siin on tiik värviliste kaladega, mis sümboliseerivad Jeesuse murtud kalu ja leibasid. Vaadake neid väikseid mosaiike, mis on siin laotud, väikse küüne suurused, milline kannatlikkus pidi olema inimestel, et kõiki neid siia üksteise kõrval latuda, et erinevaid linde ja loomi ja puid ja loodus siia ilusa kiriku põrandale kujutada. See kivi, mida me seal altari all näeme, on see sama kivi, millest kirjeldab meile palverändul Adheria, kui ta käis siin palverännakul ja ta nägi seda kivi, siis ta ütles selle peale nii, et see on see kivi, kuhu Jeesus asetas need 5 leiba ja 2 kala, enne kui ta neid õnnistas ja oma jüngritele andis. Ei tea, kas see päriselt see kivi on, aga igal juhul see tähistab seda. Siin on bassein, kus pesti üksteise jalgu. Siin istuti sees 4 inimest ja nad pesid üksteise jalgu, nii nagu Jeesus pesi Johannese evangeeliumis oma jüngrite jalgu. Hämmastav, kas pole? Vaid mõned sajad meetrid eemal on üks kaunis ja vaikne paigakene, mida frantsiskaanlased on imeilusasti korda seadnud, koht, kus juhtus üks märgilisi sündmuseid peale Jeesuse üles tõusmist. Seda võiks eesti keeles kutsuda Peetruse volitamise mälestuskohaks või Jeesuse primaadikohaks. Milline imeline kaunis koht see siin on, suurte võimaste eukalüptipuudega palistatud allee, mis viib meid Galilea järve äärde. Kuid siin on üks huvitav koht, kus Jeesus ilmus väga erilisel kombel Peetrusele ja jüngritele ja sellest me loeme Johannese evangeeliumis, kuid lähme selleks siit merekaldale. Siis ütleb Siimon Peetrus neile, ma lähen kalale. Nad ütlevad temale, me tuleme ka ühes sinuga. Nad läksid välja ja astusid varsti paati, aga ei saanud ühtki sel ööl. Aga kui juba oli hommik, seisis Jeesus rannal. Ent jüngrid ei teadnud, et see oli Jeesus. Siis ütleb Jeesus neile, lapsed, kas teil on midagi toidupoolist? Nemad vastasid temale, ei ole. Aga tema ütles neile, heitke võrk välja paremale poole paati, siis te leiate. Nad heitsid selle siis välja ega suutnud seda enam vedada kalade hulga pärast.
Siis ütles see jünger, keda Jeesus armastas Peetrusele, see on issand. Kui nüüd Siimon Peetrus kuulis, et see on issand, pani ta kuue selga, sest ta oli alasti ja heitis enese merre. Kas me saime ikka õieti aru? Peetrus ütles oma käes jüngritele, et ta naaseb tagasi kalamehe ameti juurde ja kõik teised jüngrid ütlesid, meie tuleme ka kaasa. See on parim otsus, mida me pärast seda neid keerulisi ja segaseid sündmusi Jeruusalemmas võime teha. Aga hämmastav on mõelda nagu selle peale, et Jeesus oli ju kutsunud neid kõige kõrgema kutsega, mida üldse üks inimene võib saada oma elus Jumala poolt, öeldes, tulge minu järgi ja ma teen teist inimese püüdjad. Vahel, kui kaotame lootuse, visiooni, tuleb tahtmine minna tagasi oma endise ameti juurde ja jätta Jumala kutse. Peetrusel oli selleks palju põhjuseid. Kõige kaalukam aga oli see, et ta oli Jeesus 3 korda salanud. Ilmselt kuulis ta seda kukelaulu paljudel öödel oma kõrvus ja nägi verise piinatud okaskrooni kandma Jeesuse viivu kestnud pilku temale. Ta oli enese meelest ebaõnnestunud oma kutses. Ta arvas, et ei suuda olla see kalju, kellele Jeesus lubas oma tulevikku ehitada. Kui paljud on teinud sama, alguses jättes võrgud, paadid ja oma isa ja siis olukorra raskemaks minnes jälle haaranud võrgust ja paadi aerudest. On kindel, et vahel muudab ka Jumal meie elus kutserõhku või suunda ja kui sa ajutiselt pead ka vahel telke ehitama nagu Paulus, oled sa kutsutud kutsega, mis on maailma kõrgeim igaviku valguses. Ära pöördu enam kunagi tagasi võrkude juurde. Siin on siis Peetrus oma kompaniiga jälle tagasi. Ametis paatide ja võrkudega. Ja juhtus jälle nii nagu sel päeval, mil Jeesus neid 3 aasta eest kutsus. Nad ei saanud kogu öö mitte midagi. Jumala plaanist väljas olles on sul suur Jumala arm, kui sul ei lähe hästi. See annab sulle lihtsalt häirekella, et midagi on valesti. See ütleb sulle muuda, paranda meelt, pöördu tagasi. Tunnen inimesi, kes on loobunud Jumalast ja läinud oma teed ning neil on hakanud minema väga hästi. Nad ütlevad, näe, oligi õige otsus, et loobusid Jumalast. Nüüd mul läheb kõik hästi. On tõsiasi, et ka saatan võib sulle anda ajutist õnnestumist sinu ettevõtmises, et jätta sulle vale mulje, justkui olekski sa õigel teel. Jüngrid on paadiga merel ja nad näevad kedagi kaldal, kes teeb seal lõket. Seda nähes on Peetrus esimene, kes ärkab üles reaalsusele ja ta hüüab, poisid, see on ju Jeesus. Ta hüppab kiiresti vette, ujub kaldale ja teised jüngrid ka lõpuks jõuavad, sõuavad rannale, pakub Jeesus neile kalu ja nad grillivad seal ning söövad mõnusa brantsi. Siis ütles see jünger, keda Jeesus armastas Peetrusele, see on issand. Kui nüüd Siimon Peetrus kuulis, et see on issand, pani ta kuue selga, sest ta oli alasti ja heitis enese merre. Aga teised jüngrid tulid paadiga, sest nad ei olnud kaldast kaugemal kui 200 küünart maad ja vedasid võrku kaladega. Kui nad nüüd astusid maale, näevad nad sütetule maas olevat ja kalukesi seal peal ja leiba. Jeesus ütleb neile, tooge neid kalukesi, mis te praegu püüdsite. Siimon Peetrus läks ja vedas võrgu mäele, mis oli täis suuri kalu, arvult 153. Ja ehk küll kalu nii palju oli, võrk ei rebenenud mitte. Jeesus ütles neile, tulge einestama. Aga ükski jüngritest ei julgenud temalt küsida, kes sa oled, sest nad teadsid, et see oli issand. Siis Jeesus tuleb ja võtab leiva ja annab neile ja samuti kalukesi. See oli juba 3. kord, et Jeesus pärast oma ülestõusmist surnuist näitas ennast oma jüngritele. Aga kui nad olid einestanud, ütleb Jeesus Siimon Peetrusele, Siimon, Joona poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Ta ütleb temale, jah, issand,
sina tead, et sa oled mulle armas. Ta ütleb temale, sööda mu tallekesi. Ta ütleb temale jälle teist korda, Siimon, Joona poeg, kas sa armastad mind? Ta ütleb temale, jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Ta ütleb temale, hoia mu lambaid, kui karjane. Kolmat korda ta ütleb temale, Siimon, Joona poeg, kas ma olen sulle armas? Peetrus sai kurvaks, et ta temale kolmat korda ütles, kas ma olen sulle armas. Ja ta ütles temale, issand, sina tead kõik, sina tunned, et oled mulle armas. Jeesus ütleb temale, sööda mu lambaid. Ma kuulasin seda teksti ja mõtlen selle peale nii, et kui Jeesus küsib need 3 korda seda küsimust Peetruse käest, kas sa meid armastad, kuigi ta teadis, et ta teda armastab, siis ma usun, et Peetrus mõistis seda mõtet või seda põhjust, miks ta tegi, et Jeesus vihjas väga selgesti sellele, et Peetrus oli just salanud 3 korda Jeesust. Muidugi armastas Peetrus Jeesust ja muidugi teadis Jeesus seda ka. Tema ju ennustaski ette Peetruse salgamist ülemises toas. Jeesus teadis, et see on pimeduse tund, kus inimlikult ei ole võimalik jääda võitjaks. Sellepärast palvetas ta ise Getsemanis, kuid Peetrus magas ja lootis omaenda tugevusele. Kuid vaatamata tema salgamisele, taganemisele ja reetmisele nägi Jeesus temas armastust ja igatsust. Jeesus on langejate taastaja. Ta näeb langejaid, kes tegelikult oma südames väga armastavad Jeesust. Ta tahab sind täna taastada, kui sa oled langenud, taganenud, reetud teda, kohta teda siin lõkke ääres Galilea järve kaldal. Ta taastab sind kohta, kus sa olid enne, kui läksid tema juurest ära ja ütleb sulle siis, ära karda, nüüdsest pead sa inimesi püüdma. Seda sündmust oma vaatevinklist tõlgendades väidab katolik kirik, et Jeesuse volitus tähendab, et temast sai esimese kirikupaavst. Kuid pühakirja alusel on meil õigem uskuda, et Peetrusest sai algkoguduse alustaja. Sest nii ka juhtus 4 pühipäeval, kui tema jutluse läbi 3000 esimest inimest pöördus elavale usule Jeesusesse. Jeesuse lõkke asemele on frantsiskaanlased ehitanud imeilusa kabeli, milles on hulgaliselt sellele sündmusele vastavaid elemente ja kõik need harmoniseeruvad selle keskkonnaga imekaunilt sellel väga ilusal Galilea järve kaldal. Teisel pool Galilea järve tegelikult ei ole väga palju kohti, mis räägivad Jeesuse jalajälgedest. On siiski vaid üks piirkond, mida kutsutakse piiblis 10 linna maaks või Dekapoliseks, kus Jeesus käis korduvalt. Kuigi seal juhtunud sündmustest ei ole evangeeliumites just väga palju juttu, on vaid üks väga suur ja oluline tervenemine, mille tulemus annab meile aimdust, miks Jeesuse seal käimisest ei ole detailselt palju juttu. Ja kui ta jälle välja läks Tüürose aladelt, tuli ta Siidoni kaudu Galilea mere ääre Dekapoli alade keskkohale. 10 linna piirkond ehk Dekapolis oli Aleksander Suure ajal rajatud linnade ühendus, mille arv hiljem küll kasvas, kuid arvnimi 10 linna jäi endiseks. Sinna kuulusid Damaskus, Gerasa, Skytopolis ehk Betšon, Hippos ning palju muid teisi. Need kõik olid teisel pool Galilea järve peale Betšoni. Jeesus oli väga tuntud nendes linnades, sest et ta oli seal mitmeid kordi ennemgi käinud. Need ulatusid kaugele tänasesse Jordaaniasse, kuid kui kaugele Jeesus nendes rändas ei ole teada. Kuid siirdume ühte neist, millest meile evangeeliumid ka räägivad. See Dekapolise linn, mis asus just Galilea järve vastaskaldal, oli Gadara.
see on meile tuntud nimi, millest räägitakse seoses Jeesuse kohtumisega piirkonda terroriseeriva seestunuga. Tänane linna nimi Kursi tuleb Talmudist, mis nimetab seda sellise nimega. Kursis on täna välja kaevatud Iisraeli rahvuspark, kuhu meiegi Jeesuse jälgede otsingul siirdume. Niisiis, me oleme ühes sellises piibli nimega linnas nagu Gadara. Ilmselt see Dekapolise linn ei olnud just väga jumalakartlik linn, kuna me loeme piiblist, et neil oli lausa seakasvatus, mis oli vaieldamatu tabu juudi toidumenüüs. Ja kuna siis oli Dekapolise linn, mis oli nagu Kreeka linnade koalitsioon, siis oli ilmne, et see oli tugeva Kreeka kultuuri ja paganluse mõjuga linn. Kuid me loeme, et mida Matteus meile Jeesuse sellest varemast visiidist siia linna kirjutab, sellest me saame aimdust, mis siin siis õieti toimus. Ja Jeesus läks sealt ära ja tuli Galilea mere ääre. Ja ta läks mäele ja istus sinna. Ja tema juure tuli palju rahvast, tuues enesega ühest jalutumaid, vigaseid, pimedaid, keeletuid ja palju teisi. Ja nad heitsid need tema jalg ette. Ja ta tegi nad terveks. Nii et rahvas pani imeks, nähes keeletumaid, rääkivaid, vigaseid olevat terved, jalutumad käivat ja pimedaid nägevat. Ja nad andsid au Iisraeli Jumalale. Milline imeline tervenduskoosolek oli Jeesusel siin, milline Jumala au, mida inimesed andsid temale siin, kostus taeva poole. Kuid Jeesuse järgmine visiit Gadarasse algas kohtumisest selle hirmsa seestunuga, kellest Luukas räägib just nii. Aga kui tema astus maale, tuli linnast talle vastu mees, kelle sees oli kurje vaime. Ja ta ei olnud ammust ajast kuube selga pannud ega asunud majas, vaid surnuhaudades. Jeesus nähes, ta hakkas karjuma, heitis tema jalg ette maha ning ütles suure häälega: mis on mul sinuga tegemist, Jeesus, kõige kõrgema Jumala poeg? Ma palun sind, ära piina mind, sest ta käskis rüvedat vaimu väljuda inimesest. See oli teda juba kaua aega vaevanud ja teda oli ahelatega seotud ja peetud jalgraus. Aga ta oli rauad katki kiskunud ja kuri vaim oli teda ajanud kõrbedesse. Jeesus küsis temalt: mis su nimi on? Tema vastas Leegion, sest palju kurja vaime oli läinud tema sisse. Ja need palusid teda, et ta neid käsiks minna ära põrguhauda. Aga seal oli suur seakaris mäel söömas ja nad palusid teda, et ta neid lubaks minna nende sisse. Ja ta andis neile loa. Aga kurjad vaimud olid inimesest väljunud, läksid nad sigadi sisse ja seakari kukutas enese ülepeakaela kaldalt järve ning uppus. Kui karjatsejad nägid, mis sündis, põgenesid nad ja andsid seda teada linnas ja maal. Siis tuldi välja vaatama, mis on sündinud ja mindi Jeesuse juure ja leiti inimene, kellest kurjad vaimud olid välja läinud, Jeesuse jalges istumas riietatult ja selgearuga ja inimesed lõid kartma. Siis jutustasid neile need, kes olid näinud, kuidas seestun oli terveks saanud ja kogu rahva hulk Keraslaste maa ümbruskonnast palus teda, et ta läheks ära nende juurest, sest suur hirm oli neid vallanud. Tema aga astus paati ja pöördus tagasi. Kas pole see hämmastav reaktsioon linnaelanike poolt? Jeesus, mine ära meie keskelt. Kas ei oleks pidanud see reaktsioon olema otse vastupidine? Jeesus, tule meie linna. Meil on palju vigaseid, haigeid, seestunuid. Tervendaga nemad. Nad sõna otseses mõttes ajasid Jeesuse siit linnast minema. Ilmselt oli nende seakasvatuse pankrotistumine suurem probleem nende jaoks kui imed, mida Jeesus tegi.
kas pole see hämmastav, kuidas me vahest võime reageerida Jumala imedele ja kuidas meil vahest võib olla kahju tühiste asjade pärast, võrreldes sellega, mida Jumal meie elus võib teha. Milline pimedus? Esimesel korral, kui nendesamade linnade inimesed said terveks ja vabaks, ülistasid nad Iisraeli Jumalat. Kuid nüüd tõukasid nad Jeesuse välja, kuna ta oli rikkunud ära nende hea peekoni äri. Kui kahju, et inimesed on vahel valmis võtma Jumalalt küll vastu tema headust, kuid mitte korrigeerimist, mida kokkuvõttes tähendas Jeesuse luba, et leegion võib sigadesse minna. Galilea järve kaldad on piirkond, kus Jeesus kõige rohkem elas ja tegutses ja paikkond, mis nägi kõige enam tema imesid, tema valgust ja kuulis tema sõnu, mida ta kõneles Jumalast, Jumala riigist ja tema õpetusest. Siin kõndides elustavad meis need pildid, mida loeme Piibli lehekülgedelt. Need avanevad meile, nähes seda ilu ja armu, mida siin võime nii elavalt kogeda. Justkui kõnniks Jeesuse sandaalides jalad täna veel siin järve kaldal.